Eesti, ma ütlen. Mina ei saa aru, mismoodi on võimalik, et ühel maal on kogu aeg külm ja vihmane. Või on nii palav, et lämbu ära. Paneks lühikesed püksid jalga, kas on kohe sääsed kallal. Nigistan siis pikkadega edasi, sest poes ei ole ju mingisuguseid pükse müügil on. Aga need on mingisugustele, ma ei tea, imeveenikestele ja loomulikult täiesti valet värvi. Nagu see naabrimaja seal. See täpselt sellist värvi, mis mul ei meeldi. Mis pagana pihta peab tema alati oma muru hakkama niitma just siis, kui mina lõpetasin ja rahulikult vaikuses istuda tahan. Kogu aeg. Kuidas ta üldse nii palju bensiini osta ju? Üldse nendes bensukates, nendes on ilmselt jama käia. Sa tahad maksta, aga kogu aeg on su ees 5 tüüpi, kes tahavad hot-dogi osta. Allo, see on bensiinijaam. Ja kui minu kord on hot-dogi osta, siis on muidugi see vorstu otsas, mida ma tahan, sest ma satun kogu aeg sellesse järjekorda, mis liigub kõige aeglasemalt. Allo, see on bensiinijaam. Sama asi juhtub alati ka poes. Allo, see on bensiinijaam. Kui ma siis oma toidukottidega auto juurde jõuan, on keegi mulle külje alla parkinud oma vorise prantslase. Mujal ruumi küll ja küll. Mis siis ikka? Poen siis siit praost sisse. Püksid on kohe jälle porised. Palun väga, sest autot ei ole ju meie maal mingit mõtet pesta. Niikuinii on homme jälle must, sest kogu aeg on märg ja vihmane. Lihtsalt 12 kuud halba suusailma. Teate, see, kes midagi taolist väidab, see on seemneid söönud ja mitte neid seemneid, mida meie oma põldudele külvame. Issand, see eestlane jõuab ikka viriseda. Selle asemel, et uhke olla asjad üle, mis meil hästi on. Kas või see, et mul on auto, millega neid samu toidukotte koju vedada. Mul on kodu, kus muru niita ja peale seda mõnusalt istuda. Vaikuses rahus, oma käte tööd imetleda. Kuni naaber jälle oma muruniit ja käima paneb. Ma ei tea, mis konkreetselt puhul võiks aidata, aga inimesed võiks otsida kusagilt abi. Aitäh, aitäh, aitäh. Palun väga, palun väga. Palun väga. Iga samm rõõmu toob, kui laul kõlama jääb tüdruku huulil. Põllu äär taevaga, suvelaul lumine maa. Me väikene rahvas siin südamed uksed portuulis. Üks kaunis maa. Väikesed käed kirjutavad liivale. Emake Pai, tule mulle järele. Ma ootan nii väga sind, mis jaoks küll hülgasid mind, kas sa siis oma last ei armastada sa, armastada ei saa. Mul ei ole oma tuba, enda juurde sa ei luba, kelle oma ole
sind ei ole, kas siis olen kõigi oma laste kodus. Elan praegu, kuid ma tean, et tuleb aeg, mil ema mind hellitab. Issand, see eestlane jõuab ikka viriseda. Selle asemel, et uhke olla asjad üle, mis meil hästi on. Kas või see, et mul on auto, millega neid samu toidukotte koju vedada. Mul on kodu, kus muru niita ja peale seda mõnusalt istuda. Vaikuses rahus, oma käte tööd imetleda. Aitäh.